kui ma ütlen sõna Jumal, siis tavaliselt on kaks reaktsiooni, et juba hing hakkab reageerima. Et on olemas vist keegi kõrgem, kes kontrollib, kes läbib, et siin on, elul on mõte, eks ju. Ja siis need reaktsioonid ongi sellised, keegi muutub nagu entusiastlikuks, no et räägi mulle, mis värk on see Sambandakyan sanskriti keeles, et kuidas siis need üldreeglid käivad siin, eks mateeria, vaim ja hing ja Jumala suhted ja mis värk on siin, eks ju. Ja teine reaktsioon on eks. Et see jumalik ja teemalik on meil kõigis sees, tegelikult vastusastra ja ajurveeda, India meditsiin või see veedalik meditsiin, ütleme, ja siis astroloogia, nad aitavad meil seda teemonlikku mina ka nagu maha rahustada, et oleks tingimused, et see oleks ärritunud, et sellepärast ongi kultuur, et viisakus, vastata ajale, kohale, tingimustele, kõik see asi, eks ju. Aga kui meil ei ole neid tingimusi, siis see teemalik osa, kui on kõik must, eks ju, musa, madala vibratsiooniga, kõik on hästi kehaline, siis automaatselt see teemonlik, see ärritamine, kõik sind ärritab, see on teistmoodi, eks ju, see inimene hakkab mulle vastu, siis see kõik nagu võimendub. Et see on huvitav moment, et kuidas siis see, et me ei taha alluda loodusseadustele, see on nagu teemonlik. Eks see tuli ka kunstis igal pool mingi hetk, eks see jumal jäeti välja. Igaüks on agronoom, öeldakse, et vene keel on suslik, kaasis suslik agronoom. Et iga suslik on oma platsi peal nagu, tahab olla nagu kunn, eks ju. Et iga kunstnik teeb nagu oma stiili, eks ju, jumala jätan välja või mis iganes, see on muusika või teadus, eks ju, kontrollime vihma, kõik püüame ise nagu saada, see on teemonite värku, vana veedades on juba see tippteemonid, kes veel loodustihjed kui tegelikult kontrollisid juba, pärast lõppes see kurvalt, aga valikuvabadusest ja õppematerjalina jõudsid päris kaugele, eks ju. Ja teine variant on aksepteerida, et ütleme, et okei, et on minust kõrgemad seadused, et ma parem teen koostööd, allun sellega, siis mina olen õnnelikum, sest ma olen lahutamatu osake sellest tervikust.